Nii, tervist! Oleme siin talinisu põllu peal. Täna on siis juuni lõpp ja talinisu on juba ära õitsenud. Minu nimi on Tiiu Annuk ja ma räägin teile natukene nüüd taimehaigustest ja kahjuritest. Kui me nüüd vaatame seda talivilja siin, siis tegelikult on ju põhiline hooaeg on tänaseks nagu möödas. Ja kõik taimehaigused enamasti on suures osas juba lööbinud. Mida siis nagu tulekski silmast pidada nagu selle taimehaiguste lööbimise koha pealt. Hästi nagu oluline on siis jälgida külvikorda. Kuigi kasvatada siis talinisu järgi, siis kui eelkultuur ikkagi seda sama haigust ei kanna, mis siis olemasolev kultuur, siis see vähendab oluliselt haigustekitajate hulka. Samamoodi viimastel aastatel on hästi populaarseks muutunud siis sellised pindmised, harimised, kõrdekülvid ja taimejäänused on need, kus siis need haigustekitajad siis peal talvituvad ja sealt väga sageli ka see esmane nakkus nagu tuleb. Kui me nüüd praegu seda põldu vaatame, siis me näeme, et siin seda haigust on nagu suhteliselt vähe, on küll lööbinud siin üht-teist. Esmane tavaliselt meil on ikkagi selline jahukaste, aga nüüd täna me võime öelda, et täna on 2021 aasta ja erakordselt selline ütleme külm ja pikk ja vinduv kevad olid meil ja see on nüüd soodustanud kollase rooste levikut. See on nüüd minu sellise praktika jooksul ka on nagu see esimest korda, kus on kollane rooste on nagu nii agressiivselt ja massiliselt levinud, väga paljudel põldudel ongi juba lehed selle tõttu nagu läinud. Kollasel roostel me näeme siis selliseid eoskogumikke lehtede peal ja sellised kollased ja nad ühinevad siis omavahel ja tekivad siuksed pikid riivud, siingi natukene on seda peal nagu näha. Viimane haigus, mis üldiselt nagu lööbib, on siis see õitsemise aegselt ja see on nüüd fusarioosid. Tavaliselt selline vihmastel ilmadel, siin nüüd jaanipäeva paik oligi sellised vihmased ilmad ja kattus siis selle, ütleme, õitsemise ajaga paljudel sortidel. Nii et tõenäosus selleks nakatumiseks tegelikult tänavu nagu on. Aga see väljendub siis hiljem, sellised valgepähikud ja sellised roosad terad tulevad, et üldiselt peaks nagu vältima, et suvinisudel, suviviljadel on nagu natuke rohkem, sellepärast, et see ilm on nagu selle jaoks soodsam. Aga laiksustest on ka helelaiksust, sageli siis helelaiksus hakkab siis taimejäänustelt peale, see nakatumine toimub siis vihmapiiskadega, vihma sajab, siis eosed siis pritsitakse vihmapiiskadega alt üles ja sageli siis ongi näha niimoodi, et nendel lehtedel on sellised, ütleme sellised kuivanud või seene poolt ära hävitatud sellised laigud, millel on siis selline kollakas ääris või halo nagu seal ümber ja see seen siis hävitab ära siis selle rohelise osa, nii et ta tekitab oma elutegevusega siis sellised toksiine. Esiteks, helelaiksuse laigud on sellised, me pärast näeme ka neid laike, need on sellised nagu kude on nagu ära hävinud ja sellised ebakorrapärase kujuga laigud siis kaaliumi puuduse puhul on see, et kaalium alustab nii-öelda tavaliselt alumistelt lehtedelt ja kui me võtame nüüd selle lehe, siin on juba nagu need alumised lehed nagu päris ära kuhtunud, aga ütleme nüüd niimoodi, et see on nüüd küll selline leht, mida me võiksime siis arvata, et selliseks kaaliumipuuduse tunnuseks, kus siis äärtel on siis sellised ära kuivanud kohad ja ta siis hiljem siis võib terve leht nagu ära hävida. Aga siin konkreetselt ühtegi laiku nagu peal ei ole. Helelaiksuse puhul on ikkagi nagu sellised laigud, mis on siis ära hävitatud kohtadega ja siis järjest kõrgemale ta siis läheb. Ja samal ajal siis loomise ja lipulehe faasis on siis teine haigus, mis on nagu meil hästi levinud, on siis TDR ehk nisu pruunlaiksus nisudel.
ja see sõltub nüüd ka hästi palju sellest niiskustingimustest ja ilmastikutingimustest, et kui nüüd helelaiksus on selline haigus, mis tahab sellist 15–22 kraadi on optimaalne temperatuur ja piisava niiskuse olemasolul, siis ütleme, see nisupruunlaiksus on nüüd selline haigus, mis eelistab pigem nagu selliseid kõrgemaid temperatuure, 25 kraadi. Nii et ja kasvufaas on hästi oluline nagu selle haiguse arengu juures. No enamasti käib põldudel siis selline seire nagu kasvuperioodist algusest peale, onju. Et praegu me saame siis suviviljade juures näha, et esimesena ma ikkagi vaatan alumisi lehti, kui palju on seda taimejäänuseid, siis talvitunud. Tänavu oli hästi huvitav aasta oli see, et nii pehme talv, viimased 3 aastat on üldse väga pehmed talved olnud ja see jahukaste talvitus juba varajastel sortidel nakatus sügisel ja talvitus orasel ära ja esmanakkus juba tuli põllult, mis on nagu selles mõttes nagu erakordne. Ja helelaiksuse pükniide oli ka hästi palju, et nad on nakatunud juba sügisel ja lume all siis edasi arenenud, aga nad ei ole nagu kevadel varakult niisugused nagu nakkusohtlikud, sellepärast, et väga sageli ikkagi need pükniidid on siis need püsieosed, niisugused mustad täpikesed, mis seal lehtede peal on, siis need on juba nagu lahti läinud ja need eosed on sealt välja tulnud, et see haiguse nakatumine toimub nagu hiljem. Ja väga sageli siis võrsumisfaasis ja selline kuni teise kõrresõlmeni on selline 31-32 faas, kui esimene teine kõrresõlm on selline jahukastesse hästi intensiivne nakatumine. Ja põhjuseks on, muidugi sordiomadused mängivad hästi suurt rolli, onju, aga teine, mis on see, et kevadel pannakse siis lämmastikku ja taimede tihe seis, võrsumine, lämmastiku rohkus, siis see soodustab nagu siis jahukastesse nakatumist. Üldjoontes on pritsimise aegu nagu 3 + 1. Et esimene pritsimise aeg on T0, see on võrsumisaegne pritsimise aeg. Ja see sõltub nüüd sellest, üldjuhul meil nisudel ei ole vaja, küll aga taliotradel. Ehk siis tal on haigused juba sügisel peal ja ta on nagu äärislaiksust on ja jahukastet on kevadeti varakult, on ja. Et mõnikord on vaja seda T0 juhul kui ja tänavu ilmselt mõnel põllul varajasel sordil, millel oli jahukaste, oligi vaja, et ta oli juba peal, kui sa olid juba tuvastanud, on ja. Et üldiselt on haiguste puhul on see, et hästi oluline on selline ennetav pritsimine. Ja see ennetav pritsimine ei tähenda muidugi seda, et sa lahmin nagu suvaliselt, vaid sa ikkagi jälgid nagu väga sageli on põllul on sellised ütleme väetise ülekatte või tihedamad kohad või sellised nagu metsaääre kohad, kus see foon on alati nagu kõrgem ja siis sa jälgidki seda, et kui selles kohas on nagu nakatunud, näiteks jahukaste, siis sa võid hakata pritsi sättima nagu niimoodi. Üldjuhul on see seotud siis nagu ka taime kasvufaasi ja haigus on omavahel hästi tihedalt seotud, et tavapäraselt meil esimene pritsimine tehaksegi 31-32 faas, see on esimene teine kõrresõlm, kus hakkavadki nakatama esimesed haigused ja seda võib ka lugeda nagu lehtede järgi, ehk siis loetakse nagu niimoodi, et T1 peaks kaitsma siis 3. lehte. Et see 3. leht oleks nagu täiesti välja arenenud, et see annab siis kõige parema kaitse nagu terveks hooajaks kuni T2 pritsimiseni ja T2 pritsimine on siis selline lipulehe faasis pritsimine ja lipuleht on siis 5. leht ja see leht peaks olema, sellel ajal ongi nagu kõige intensiivsem jällegi helelaiksuse, helelaiksus tuleb ka T1 ajal, sõltub ilmastikust ja pruunlaiksust, ka roosted nakatusid nagu sel ajal nagu päris palju, tänavu vähemalt on ja isegi natukene varem. Nii et selline lipulehe faasis, et natukene vara on pritsida lipulehe pritsimist ehk T2, siis kui lipuleht ei ole täielikult väljunud. Seda võib ette tulla teatud nagu
tänavu näiteks tuli ette, kuna jahukaste oli hästi intensiivselt, nii jahe kevad oli, sest tema tahab sellist madalamat temperatuuri, pigem 10-15 kraadi, mis meil oligi maikuus tegelikult järjest, on ju. Ja siis tuli natukene varem see haiguse tõrje teha ja siis tuli vahepeal teha ehk tänavu, aga see on erakordne. Ma ütlen, et see ei ole nagu reegel, et tuli teha nagu T1-2 korda ja siis T2 alles väga sageli, et kui see haiguse intensiivsus, see sõltus nagu piirkonniti. Nii et see sõltub kasvufaasist, see sõltub taime vastuvõtlikkusest, hästi palju mängivad sordi omadused ja loomulikult ka piirkond on väga tähtis, et haigusega seiratakse ja kui juba kuskil piirkonnas on mingisugune intensiivne levik, siis tuleb ise ka tähele panna seda. Haiguste puhul tõrjekriteeriumit ei ole, aga tulebki jälgida sedasama kasvufaasi, haiguse levikut, intensiivsust, sordi omadusi. Tegelikult on hästi tähtis jälgida ka seda, missuguse harimisviisiga sa oled kasutanud, missugune on sul foon. Sõltub nagu, kui hästi sa oled saanud ka külvata, kõik need igasugused, kõik eeltöö on hästi tähtis nagu selleks ja muidugi missugune on olnud talv ja nii edasi. Aga just eelvili ja kõik see mängib väga suurt rolli, et künniga on kindlasti nagu oluliselt vähem haigustekitajaid juba nagu mulla pinnal ja nad ei talvitu üle, et kui me räägime nagu taliviljadest, et siis veel eriti nagu niimoodi. Aga putukate puhul on tõrjekriteeriumid, et teatud putukate arvukuse taseme juures tasub siis pritsimine nii-öelda ära ja kui on ületanud siis tõrjekriteerium ehk siis selle arvukuse, siis põhimõtteliselt on majanduslik kahju juba tehakse nagu niimoodi, et seda tuleb nagu jälgida. Kui põllumeestega nagu rääkida, et siis see sõltub ikka sellest meelsusest ka, et kui me oleme ikkagi nagu taimtoidulised, siis me oleme taimtoidulised ja proovime liha sööma panna, et seda nagu ei ole, et need, kes teevad ikkagi ütleme minimeeritud harimist ja on adrad maha müünud, siis tõenäoliselt enam atrade juurde tagasi ei pöördu, aga see tähendab seda muidugi, et taimekaitsevahendeid ikkagi teatud määral tuleb rohkem kasutada, et ja mõnikord kindlasti nagu eriti kui on nüüd sellised intensiivse haigusega lööbimisega aastad, et siis tõenäoliselt on nagu probleemi rohkem, aga ma tean väga paljusid põllumehi, kes on ka atrade juurde ikkagi tagasi pöördunud, sest meil on probleeme ka teatud umbrohtudega. On meil invasiidsed umbrohtused, kahalluste, kõik need igasugused talvituvad umbrohud, mis meil tulevad ja meil ei ole võimalik seda lihtsalt minimeeritud harimisega kontrolli all hoida. Et see on nagu keeruline. Eks siin tuleb igaüks peab oma valiku nagu ise tegema ja vaatama, et kuidas ta hakkama saab. Aga põhimõtteliselt haiguste foon on kindlasti väiksem, kui need siis ikkagi mulda segada ja kui ära künda, siis nad lähevad sügavamale kihtidesse. Aga piisab ka minimeeritud harimisest, kui saaks võimalikult see taimejäänused segada ikkagi mullaga. Sa ei pea kündma. Sa pead võimalikult segama mullaga, et see vähendab oluliselt fooni. See kasuregulaatorite kasutamine sõltub ikkagi nagu eesmärgist, et kui sul on nagu lämmastikufoon kõrgem, sul on nagu eesmärgiks saada võimalikult kõrget saaki ja kui sort on ikkagi lamandumis, ta ei ole lamandumiskindel, et ongi siukse pika kõrrega sordid, väga sageli on ju see, et kui kõike head ei saa korraga, et kui on kõrge saak, pikk pea, siis on võib-olla pikk kõrs ka, et siis sa oledki sunnitud nagu kasutama ikkagi kasuregulaatorid ja minu arust on see nagu oluline, et see vili seisaks püsti ja me saaksime võimalikult kvaliteetse seemne sealt kätte, et see lamandumine toob ju kaasa kõikide nende erinevate saprofüütsete seente, fusariooside rohkema leviku ja nii edasi, et sõltub ikkagi hästi palju sordi omadustest. Sest ma olen näinud ikkagi, kui juba on nagu selline, ütleme, lipulehe faasi ja juba on vili pikali. Et sealt ju tegelikult põllumehe töö on ju tegelikult kasvatada vilja ja kui sa oma töövilju näed lihtsalt maas, siis see ei tee kellegi meelt rõõmsaks. Nii, nüüd me oleme siin suvivilja põllu peal,
kui me vaatame nüüd seda teravilja siin, siis tänapäeval on hästi palju lehetäisid ja lehetäide arvukus sõltub ikkagi ilmastikust hästi palju, üldse putukate arvukus sõltub ilmastikust. Ja kui me räägime nüüd tõrjekriteeriumist, siis me peaksimegi vaatama täpselt ja üle loendama nagu, et kui palju meil neid putukaid siin on, et 20–30% asustatuse juures võrdsete asustatuse juures on juba nagu tõrjekriteerium käes. Ehk see tähendab seda, et kui on nagu rohkem, kui see ikkagi nagu mustab siin all, siis ütleme, siis peaks nagu tõrjet tegema. Et saab teha siis erinevate kontaktsete toodetega. See sõltub arvukusest, et hästi raske on nagu öelda, aga siin ei ole nagu ainult otsene kahju. Et üks asi on see, et see sõltub, millal see lehetäi tuleb. Et kui taimik on selline võrsumisfaasis esimese kõrresõlme juures ja neid on nagu massilised, siis see kahju üldiselt on nagu kõige suurem, sest see väike putukas imeb siis taimemahlasid ja selle imemise käigus eritab ta siis mesinestet. See on selline magusaine, mille peale jäävad siis erinevad haigustekitajad kinni, ehk ta soodustab ka haiguste levikut ja nakatumist siis on ju. Ja samal ajal, kuna ta imeb siis taimemahlasid ja liigub ikkagi nagu nende taimede piires, siis ta levitab ka viirushaigusi, mis on ka omakorda. Ja sõltub nüüd sellest taime kasvufaasist. Kui neid lehetäisid on palju siis, ja kui on kuumad ilmad nagu tänavu, siis nad poevad sinna lehetuppe vahele ja siis ütleme selle pea vahele sinna. Nii et kokkuvõttes võib juhtuda niimoodi, et need lehed nagu kipruvad ja pea ei välju ka lehetuppast korralikult ja jääb sinna kinni. Nii et see on ka nagu omaette nagu veel, ütleme, et järgnev kahju, mitte niimoodi, see otsene kahju võib-olla ongi ainult 20% või 30%, et seda saaki ta nagu otseselt niimoodi ei hävita, aga sinna tulevad juurde nagu need teised faktorid. Nii, teinekord on niimoodi, et kui nüüd see orase põllul käia, me näeme nagu siin selliseid kuivanud taimi üsna sageli. Enamasti on põhjuseks siis straatuss, et tema, ehk siis naksusolese vastne, tema närib siis selle, ütleme, juurekaela osa läbi ja see taim lihtsalt hukkub. Ja tavaliselt naksusolesi on rohkem nagu 2.–3. aastal peale rohumaad. Et siis on nad nagu hästi intensiivselt, sest naksulasele meeldib toimetada siis sellises pinnas, kus teda ei segata. Ja kui nüüd üles harida see pind, siis ta toitub orgaanilisest ainest. Ja kui hävitatakse ära see orgaaniline aine, siis tal ei olegi vaesekes on muud midagi süüa peale selle kultuurtaime, mis siia kasvama pannakse. Ja siis teinekord on niimoodi, et ta reakaupa täiesti närib nagu läbi need. Muidugi on ka meil levimas Rootsi kärbes ja seda eelkõige nagu taliviljadel rohkem ja sügiseti, aga Rootsi kärbse puhul on siis see keskmine leht närbub ära ja kui seda keskmist lehte tõmmata välja, siis ta tundub alt selline mälutuna ja niisugune pehme ja see teine leht on tegelikult roheline, aga naksurluse puhul on jah see, et see terve taim on nagu katki tehtud. Et kui ma võtangi selle siit välja, siis me näeme, et siit alt on ära näritud. Et nüüd ma leidsin just siit ühe taime, millel on nüüd täpselt see, mis ma eelnevalt mainisin ka naksurluse juures, et hävitab ära võrse, aga Rootsi kärbse puhul ongi see, et see keskmine leht on siis ära kuivanud, aga ülejäänud lehed on rohelised, kuigi siin on küll haigus peal, aga põhimõtteliselt. Ja kui nüüd see otsast välja tõmmata, siis on ta selline mälutud ja all ja kui ma võtan selle, kui võtta see terve see võrse siit ära, siis tegelikult kui lõigata nagu võrse lõhki, siis põhimõtteliselt saab nagu näha siin selle võrsumissõlme juures on selline väike vagel toimetamas. Või praegu juba võiks ka nukkuda. Et nüüd me oleme siin tritikale juures, mis on näha nüüd, et see jahukaste nakkus on päris intensiivne olnud. Ja alumised lehed on siis ära kustunud, et tegemist on siis seenehaigustega. Meil on enamus
nagu taimehaigustest on seenehaigused ja jahukaste on nüüd üks nendest, mida siis pritsitakse nii-öelda esimeses ringis ehk siis see T1 ja see on 31-32 faas tavaliselt. Ja selle jaoks on siis olemas ka spetsiaalsed toimeained, et siis tulebki jälgida nagu seda, et ta ikkagi tõrjuks nagu jahukastet või oleks ja enam või väga paljud toimeained on sellised ennetava mõjuga. Ehk siis kui te juba kuskil tihedamas kohas näete nagu seda jahukaste nakkust, et siis tuleks nagu kohe teha, sest väga sageli ei ole nendel nagu ravivat toimet. Et õigel ajal nagu selle jaole saaks. Et siin on nüüd näha, et sellel ei ole nagu seda jahukaste tõrjet tehtud. Et need alumised lehed on täiesti juba jahukaste poolt ära hävitatud ja see haigus on nüüd järjest nagu ülesse poole roninud. Et siin on juba ka selle lipulehel on natuke seda jahukastet näha, et täna on küll ilm hästi soe ja sellised kõrged temperatuurid, et see pidurdab väga paljude haiguste arengut, kaasa arvatud siis jahukaste. Aga kui oleks soodsad tingimused sellised 10-15 kraadi, sellised 15 kraadised ja niisked, siis see jahukaste ronib siia täiesti, ütleme, peas olevate pähikuteni välja ja ta võtab ära siis mahumassi, et üldjuhul loetakse seda, et kui jahukaste on nagu nakatunud ja ta jääb alla esimest kõrresõlme, selline 10-20% maksimaalne kahju on ju, aga kahju tehakse just suures osas just selle mahumassi langemise tõttu, nii et ta võtab nagu selles kvaliteedis nagu alla. Et oleme nüüd rukkis. Ja kuna kasvufaas on juba sealmaal ja tänavu on selline roostet aasta, siis on siin selle rukkilehtedel näha selliseid eoskogumikku ehk siis eospusteleid ja need on sellised suvieosed, oranžikat värvi ja ütleme suurema kahjustuse tulemusena siis lõpuks see leht ikkagi hävib, aga üldiselt natukene hiljem tuleb ka rukki kõrrerooste, aga üldiselt loetakse neid roostehaigusi, mis nakatavad ikkagi suhteliselt hilja nagu rukkile, suhteliselt nagu vähetähtsateks ja väga palju nagu saaki ei mõjuta. Nii, nüüd me oleme oma põllu peal ja räägime siis natuke kahjuritest ja natuke põhilistest haigustest. Et ma alustan kahjuritest. Et esimene asi, mida me tegelikult toapõllu peal peame jälgima, on tärkamise aegu, ehk siis kuni tavaliselt ütleme kuni 4. pärisleheni, mõnikord ta kahjustab ka hiljem, on sellised hernekärsakad, kes siis kahjustavad ka uba ja nemad söövad siis selliseid sälke, ühtlased sälke leheservadesse ja hilisemal kahjustusel mulle endale tundub isegi, et kuigi tegemist on hernekärsakatega, nad eelistavad isegi uba ja nad ei lähe sealt nagu ära, ja kahjustavad kuni nagu lõpuni välja väga sageli on ju. Et tuleb nagu jälgida, nad kurnavad sellega nagu seda uba ära, et võib-olla sellepärast tuleks teda siis tõrjuda, kui tõrjekriteerium on ületatud. Siis nüüd õitsemise ajal on siis 2 kahjurit. Üks on oalehetäi, need on sellised mustad rändavad liigid, täikolooniad, siis tulevad siia ubadele ja nad imevad nii nagu teraviljadelgi taimemahlasid ja selle imemise tõttu, kui on suur kahjustus, võib isegi terve see võrse kärbuda. Teine kahjur õitsemise aegselt hakkab siis soale tulema, on soateramardikas ja see soateramardikas on meil nüüd viimase 3 aasta probleem. Häda on selles lihtsalt, et ta on meil tulnud nagu külviseemnega sisse ja meie viimased 3 aastat on olnud nii pehmed talved, et see soateramardikas on meil talvitunud. Et muidu tegelikult ta kardab nagu seda külma talve ja ta ei talvitu. Ja tulemuseks on siis auklikku toad, et tõrje koha pealt peaks siis jälgima nagu seda, et ütleme niimoodi, et kui siin on näha nagu siin oa lehekaenlas on siis need õisikud, siin võib olla 2-5, mõnikord võib isegi rohkem olla neid, et kui on nüüd 5 õiekobarat nii-öelda lahti, siis esimene kaun
hakkab ka moodustuma ja see mardikas muneb siis nendesse väikestesse kaunadesse. Ehk kuna on tõrjumiseks, tähendab tegelikult meil ei olegi tõrjumiseks tooteid, võib-olla tuleb kunagi, aga kuna tavaliselt asustavad need lehetäid koos siis nende mardikatega neid taimi, siis ja kuna ta on nii uus kahjur meil, et siis lehetäidega samaaegselt saab siis tõrjuda ka siis seda oateramardikat, aga ajastus oleks siis selline õitsemise algus või ütleme 5 õit on lahti. Kasulike putukate siis kaitsmise tõttu on meil lubatud kasutada taimekaitsevahendeid ehk siis eelkõige siis insektitsiide just siis öisel ajal ja see on siis kella 22-st kella 5-ni hommikul. Et sellel ajal nende lendlus on nagu väiksem või ei ole üldse, et saab siis öiste pritsimistega siis neid kahjureid tõrjuda. Maakirbud tulevad nagu tõusmatu esimeste pärislehtede faasis, et sellel ajal nagu ei ole neid ja neid võib päeval ka pritsida, et tavaliselt põllu peal ei ole siis õitsvaid taimi, et umbrohutõrje peaks olema nagu tehtud, et tohiks ka õitsvaid umbruhtuid olla ja siis kuna on nii varajane faas, et siis ei ole nagu probleemi. Seoses oakasvatuse laienemisega ja seemnete sisse toomisega ja uute sortide juurutamisega siin Eestis on tulnud ka haigused meile ja üks nendest on siis laikpõletik ja laikpõletik on see, mis teeb selle oaseemne pruuniks ja tekivad sellised pruunikad laigud sinna peale ja see laikpõletiku tekitaja säilibki seemnetel ja tavaliselt, kui on selline pikk vinduv kevad, nagu tänavu oli ja on külvatud siis haige seemnega, et siis me näemegi selliseid pruune laike juba nagu ütleme sellise 4 lehe faasis võime juba näha ja need laikpõletiku laigud on sellised kontsentriliste ringidega seest lähevad nagu heledamaks ja sinna peale tekivad siis need püsieosed, sellised mustad pisikesed täpikesed. Et kui me siin põllu peal nagu vaatame, siis kuna uba on hästi tundlik kultuur erinevate herbitsiide ehk siis umbrohutõrjevahendite suhtes, siis me näeme selliseid pruunikaid laike ja ääri siin nagu oalehtedel, et see kindlasti ei ole siis laikpõletik. Et kui me paneme need 2 laiku nagu kõrvuti, siis me näeme väga selgelt, et üks on lihtsalt niisugune pruunikas ära kärbunud servaga ja teine on siis sellise kontsentrilise ringiga konkreetne laik, millel on sees siis selline heledam koht, kus on peal täpikesed. Ja õitsemise ajal, kui on sellised kõrged temperatuurid nagu tänavu ja tuleb ka piisavalt vihma, et siis kõrge õhuniiskus, et siis üldiselt sellel ajal meil hakkab lööbima ka siis šokolaadilaiksus. Ja šokolaadilaiksuse laigud on sellised šokolaadipruuni äärega, ebakorrapärase kujuga, nad võivad tegelikult ka kokku minna ja haiguse intensiivse leviku korral kogu see lehestik võib hävida enne siis oa valmimist, et sellepärast on vaja seda tõrjet nagu teha, et seda säilitada seda lehestikku ja siis need oa kaunad ikkagi areneksid nagu normaalselt ja need terad siis seal sees ikkagi või seemned siis seal sees täituks siis. Nii, nüüd me oleme siin herne põllu peal ja tegelikult vaadates seda hernest see ei näe üldse sugugi nagu väga hea välja. Et tänavu oli selline hästi külm ja jahe kevad ja tundub nagu seda, et siin see hernekülv on hästi varakult nagu tehtud ja jäänud siis nagu külma mulda ja vinduma. Ja sõltub nüüd ka sellest seemnel olevast haigustekitajast ehk siis laikpõletiku tekitajad, nii nagu oalgi säilivad ka hernel siis hernestel ja erinevates kasvufaasides võivad siis tekitada erinevaid haigusi ja väljenduda nagu erinevalt, et sõltub ka haigustekitajast, et neid on nagu erinevaid. Et siin on nüüd näha, et kui me selle heledaks oleva taime nagu välja tõmbame, siin see juurekael on siis kahjustatud ja selline tekkinud on selline tõusmepõletiku taoline haigus, et sellise sarnase haigustunnusega võib olla tegelikult hernel mitu haigustekitajat ja mitu haigust. Ehk siis üks nendest, kui on sellise hästi nagu mustaks läheb ja must ja tumeneb, on siis afanomükoos, mis on ka viimastel aastatel nagu üsna nagu tugevalt levinud. Üldjuhul ma olen näinud nagu selliste
nagu laikudena põldudele, et kas siis sellised raskemad või sellised liivasemad kohad, et ta püsib nagu mullas, et niisugune külvikorra haigus ka. Ja tõusupõletik siis kahjustab neid juhtsooni ja siis enne herne õitsemist siis taim siis kärbub ja siit saaki tõenäoliselt ei saa, on ju. Et ja herne kahjuritest meil on hernel põhiliselt 2 kahjurit, nii nagu aalgi oli hernekärsakas, on ka hernel ja teeb selliseid sakilisi ääri. Ja teine tuleb siis õitsemise alguses. Tavapäraselt ongi siis see aeg, see juuni lõpp, juuli algus, herne õitsemise aegu on siis hernemähkur, keda saab siis seirata hernemähkuri feromonpüünistega ja need tuleks siis panna siis enne herne õitsemist või õitsemise alguses siis põllu äärde, kuskil 6–10 meetrit siis põllust sissepoole ja siis vaadata siis näiteks hommikutundidel või siis õhtutundidel igapäevaselt lugeda siis nende mähkurite arvukus. Need on niisugused pisikesed väiksed liblikad, kes tulevad siis sellise liigi spetsiifilise feromooni lõhna peale, emase lõhna peale, isased liblikad ja kui see arvukus on siis jõudnud nagu haripunkti, ehk siis hakkab nagu langema ja neid liblikaid on püünises 5–10 tükki vähemalt on ju, siis peaks siis tõrjet tegema umbes, kui see haripunkti on jõudnud, et kõige rohkem neid on nagu selles püünises sel päeval, siis kuskil 3–4 päeva pärast, et siis te tabate nagu selle õige hetke nagu pritsimiseks. Ja et selle aja jooksul on siis hernemähkur kas siis jõudnud muneda või nendest munadest on tulnud siis väikesed röövikud, kes ei ole veel jõudnud siis kauna siseneda. Et üldiselt tänavu tundub, et võiks olla 2021 siis praegu on hästi soe, selline kuum periood ja sellisel kuumal ajal siis hernemähkur, tema siis selline lendlus on nagu oluliselt tagasihoidlikum ja viljakus, et võib-olla ei olegi üldse vaja nagu tõrjuda tänavu. Nii, nüüd me oleme siin nisupõllu juures ja nagu ma eelnevalt ka ütlesin ja ikkagi kordan jätkuvalt, et tänavu on 2021 on erakordselt intensiivne siis kollase rooste levik ja siin me näeme, et tegelikult on talinisul tegelikult ei ole veel piimküpsuski ja kõik lehed on läinud ja me vaatame nagu siia lehe alumise külje, me näeme neid kollase rooste eospustuleid siin lehe peal. Et ta hävitab ikkagi kogu lehestikku nagu väga kiiresti, et esimeste tunnuste juba nähtavale ilmumisel oleks pidanud siis selle tõrje nagu ikkagi tegema, et see lehestik oleks säilinud siis ikkagi suhteliselt kasvuperioodi lõpuni nagu ja sõltub siis haiguse nagu sellest nakkusest, kas see on siis T1 nii-öelda siis see 31-32 faas, 3. lehe faasis või siis lipulehe faas. Nii et mõnikord võib ka seal vahepeal olla, aga üldjuhul need on need kaks aega, millal siis peaks nagu ajastama selle pritsimised, siis ta katab ära kogu selle kasvuperioodi. Nii, et räägime sellest päris viimasest pritsimisest ka, T3 siis nimetatakse seda ja see on siis õitsemisaegne, et arvestades praegu seda aasta aega nii-öelda ja juuni lõppu, et siis siin on nüüd küll õitsemine ära juba lõppenud, aga vaadates seda talinisu, siis see on väga terve. Tundub, et siin on nagu tõrje tehtud. Ühtegi haigust ma siin ei näe, arvestades seda intensiivsust, mis on tänavu olnud ja õitsemise aegne pritsimine tegelikult toimubki siis õitsemise ajal. Et see T3 ja eelkõige on see siis fusariooside vastu, et kuna õitsemise ajal ja vihmaste ilmade korral, kui on kuiv ilm, siis üldiselt ei olegi vaja teha, sest nakkus, ütleme selline foon on väike ja ohtu ei ole nii palju. Ja teine, mille vastu siis ka saab tegelikult ka õitsemise lõpus ja õitsemise aegselt pritsida, on siis sellised helelaiksused pähikutel, mis tulevad siia hiljem ja ka siis saprofüütsed seened.
ja mõnikord võib juhtuda, ma ütlen mõnikord võib juhtuda, et seda väga tavaliselt ei ole, aga kuna tänavu on hästi suur lehetäie aasta ja ilmad on hästi soojad, siis tõenäoliselt peaks nagu jälgima lihtsalt neid lehetäisid, et mõnikord on nagu suurte kolooniatena siin asustavad ja siis nad imevad nendest arenevatest nendest peadest ja nendest pähikutest siis seda mahlasid välja ja lõpuks jäävad järele siis sellised valgepähikud, ja vähendavad oluliselt saagikust. No kõige parem on tegelikult umbrootõrjega teha leheväetamist, et ega see leheväetist ju kuskil ära ei kao, on ju. Ja umbrohi seda omale ei saa, sellepärast et umbrohi hävitatakse, et ta mõjutab ikkagi nagu süsteemselt seda umbrohtu, on ju. Ja ta ei aihtu ka ja ei lendu, et väga sageli arvatakse nagu, et võib-olla siis et umbes, et umbrohi võtab ära, et tegelikult see päris nii ei ole. Ja siis selline T1 pritsimine ehk siis see 31-32 faas siis esimese teise kõresõlme juures, et sinna on nagu väga hea leheväetist panna. Ja ka kaaliumi lisamine siis sellises lipulehe faasis on väga okei ja väävli lisamine. Et kui me räägime nüüd erinevatest elementidest, siis vask, mangaan ja tsink on ikkagi võrsumise aegselt kuni teise kõresõlmeni, et siis on nagu neid elemente nagu kõige rohkem vaja. Ja siis taim kasutab neid nagu ikkagi selleks pea moodustamiseks ja tulevase saagi saamiseks. Et liiga hilja ei ole enam mõtet, aga kaalium on just õitsemise soodustamiseks, õitearengu seisukindluseks, et seda võib alati panna veel lipulehes ka kindlasti. Et see on niisugune põhiasjad. Enamasti on sarnased nagu herbitsiidi ja nagu külmakahjustusega ka, et väga sageli ikkagi need lehetipud lähevad ära, on ju, ja võivad olla ka siis sellised laigud nagu lehtedel, on ju, või põletused nagu niimoodi, on ju, et tuleks ikkagi jälgida, et selliste väga kuumade ilmadega või väga öökülmaga ja selliseid ei teeks nagu taimekaitsetöid ja ei teeks ka leheväetamisi, et leheväetamisel on ka hästi oluline see, et ikkagi +5 kraadi peaks nagu olema, et ikkagi mahlad liiguksid, on ju, eriti kui need varakevadised pritsimised nagu talinisudel ja taliotradel ja rukkil on nagu. Ja kahjustused on üldse nagu niimoodi, et kahjustused põhjustavad haigusi, et seda tuleb ka nagu meelest pidada, et väga sageli me näemegi kevadeti nagu selliseid külmakahjustusi ja füsioloogilisi laiksusi ja selliseid asju, et need on, kuna juba on rakud nagu rikutud, siis see on potentsiaalne koht haiguste sisse tulemiseks. Ehk siis kui ta ei ole veel haigus, siis sealt kindlasti tuleb. Ehk siis muidu öeldaksegi, et taimehaigused, et kas nakatuvad alt ülesse poole või liiguvad, et alumise, näiteks kollane rooste, siis et alumistel lehtedelt tuleb enne, on ju. Aga kui on ikkagi ülevalt juba lehed kahjustunud, siis tegelikult nakkuvad ka kohe siia ülesse niimoodi külge, siis need triibud jooksevad niimoodi kohe nähtavalt üleval. Nii oleme siin taliodra juures ja peamiseks tegelikult taliviljade kahjuks on meil ripslane ja ripslane on siis selline väike putukas, kes siis läheb lehetuppe siit ülevalt lipulehe juures sisse ja sageli, kui johted on juba otsaga väljas, siis ta sealt väga hästi sisse saab ja imeb siis sellest pähikutest taimemahlasid. Ja siis, kui see pähik on välja tulnud, on kahju tavaliselt juba tehtud, nii et siin on ka näha nagu selles mõttes, et see alumine osa on nagu ära imetud. Ja väga sageli küsitakse ka minu käest, et kui on pea väljas, et siis neid kahjustusi enam ei tehakse ikka. Ega ta ei lähe kuskile nagu metsaserva nagu siis toimetama edasi, vaid ta jääb ikkagi siia põllu peale, aga lihtsalt need kahjustused on oluliselt väiksemad, sest kui pea on lehetuppes sees, siis see pind on nagu väiksem ja see kahjustuse ulatus on suurem ja kui pea on juba väljas, siis võib-olla imetakse siin ainult aluselt natukene mahlasid. Et seetõttu on hästi oluline see tõrjeajastus, et sellise lipulehe ja loomise ajal seda tehakse. Tõrjekriteerium on sarnane nagu lehetäilgi meil, 20–30% siis asustatuse juures. Aga Euroopa tõrjekriteerium on 1–2 ripslast siis võrdse kohta. Et seda peaks siis igaüks ise kontrollima ja vaatama siis loomisfaasis. Ja tõrjuda saab siis süsteemsete vahenditega, kui on ja ka kontaktsetega, aga kontaktsete puhul on see, et väga keeruline on seda teha, et siis peaks olema juba osaliselt pea ikkagi väljas, et see preparaat pääseks sinna sisse.
paari sõnaga siis ka odra peamistest haigustest, et varakevadel kindlasti, eriti kui me räägime talioodrast, on ju, siis tuleb jälgida äärislaiksuse levikut ja ka jahukaste levikut, et sageli on meil viimastel aastatel nakatunud ka juba sügisel. Ja enam levinud haigus odral on loomulikult võrklaiksus ja suviviljadel praegu siis tõenäoliselt siis kas on juba tehtud või siis tehakse, et põrsumisfaasis või siis, et odral on hästi tähtis nagu kaitsta siis seda lehestikku, seda alumist osa ja nisude puhul on siis tähtis just need ülemised lehed, et see pea saaks nagu siis energiat nagu nii-öelda see klorofilli moodustumisega, et odral on see lehestiku kaitse nagu hästi-hästi oluline. Nüüd me oleme siin rüpsi katselapi juures ja vaatasime just siia sisse, et praegu on juba selline aeg, kus siis kõtrade moodustamine ja täitumine siis toimub ja ega pikalt ei lähegi, kuukene veel kõige rohkem kui sedagi ja koristusaeg on käes ja vaatame, mis kahjusid siin tehtud on, et rapsil ja rüpsil on üks putukas varrepeitkäärsakas, kes siis muneb lehe alumisele küljele, et siin tegelikult hoolikal vaatlemisel on ka lehe alumisele küljel näha neid selliseid munemiskohtasid ja ta poeb siis lehe kaudu, poeb siis varde ja uuristab siin siis selle varre sees ja toitub siin ja läheb siis siit välja mulda nukkuma. Aga selle kahjustuse tulemusena ta nõrgestab seda taime nii palju, et öeldakse, et kuskil 20% on nagu selline tavapärane ja nüüd sõltub sellest taime nagu sellest tervisest, et korralikust väetamisest ja sellest kahjustuse ulatusest, et mida varasem on kahjustus, seda tõenäolisem on, et see kahjustuse ulatus on suurem ja enne koristamist need taimed võivad lihtsalt lamanduna. Et see on nagu probleem. Ja teised kahjurid, kes nagu suurt kahju tekitavad, on muidugi hiilamardikad, mis on nagu tavapärane tõenuppude moodustumise ajal, siis tuleb nagu tõrjet teha ja munevad siis õenuppudesse, et kui juba taim õitseb, siis on juba hilja ja siis õitsemise aegselt enne õitsemist või õitsemise alguses kogunevad siis kõdrapeitkärsakad ja ka väikestesse kõtradesse munevad siis kõdrasääsed, mis ka siis põhjustavad saagilangust rapsil ja rüpsil. Ja haigustest siin on ka, tõenäoliselt on siin nakatunud ka valgemädanikku, et me peame hästi hoolikalt vaatama neid varsi, et praegu tegelikult me näeme, et sellised eledad pehkinud varred on siis valgemädaniku nakkusega ja nakkus tuleb siis õitsemise aegselt, esimeste kroonlehtede langemise aegu, kus siis see seen siis lehekaenlasse, kui ta jääb pidama, siis ta arenebki siis seal selle, ütleme, varre sees ja selle haiguse, selle elutegevuse tulemusena tekivad siis selle varre sisse sellised mustad nii-öelda hiiresita taolised sklerootsiumid, mis jäävad siis aastateks mulda, et 9-10 aastaks vabalt võivad jääda. Nii et üle külvi korra see haigus nagu seal püsib, nii et see õitsemisaegne haiguse tõrje on hästi tähtis. Hilisemas faasis hakkab nakatuma juba kuivlaiksus, mis on meil hästi levinud ja see soodustab siis kõtrade varasemat avanemist ja tekivad sellised mustad täpikesed siis nendele kõtradele peale alguses ja ütleme veel 2 haigust, mis on nagu viimase 3 aasta jooksul hästi nagu hoogsalt nagu meid nii-öelda pead tõstmas, on siis talirapsi sügisel nakatuvad haigust ja ka samuti rüpsil on siis fomoos ehk mustmädanik, mis siis levib nagu eelmise aasta taimejäänustelt tavaliselt tuulega siis uuele külvile augustis ja tsülindrosporioos, mis on ka meie pehmete talvede tulemuseks, et see seen on siis püsinud siin nagu eluvõimelisena ja fomoosi puhul on see, et tal tekib kas siis varre või juurekaela mädanik, aga see haigus siis sügisene tõrje on hästi oluline ja haigus on selline nii-öelda selline ühetsükliline ehk siis ta on nagu selle ühe taime piires nagu, nii et ta kõrval ei nakatu, aga ta kurnab nagu ja siis sügisel on näha sellised juurekaela osas sellised mustad, et peale koristust on hästi näha nagu selliseid, et te saate ise hinnata,
ja üks haigus, mida veel on nagu rüpsidel ja rapsidel on näha, on siis vertitsilloos on ju. Ja see on rohkem niisugune külvikorra haigus ja sellel vertitsilloosil on siis sellised pruunid varred. Nii et peale koristust on nagu väga hea hinnata enda põllul nagu selle haiguste fooni ehk siis sellised juurekaela osas mustad varred ja niisugused valked ära pehkinud on siis fomoosi ehk siis mustmädaniku nakkusega. Siis pruunid on siis vertitsilloosi ja see, millel on siis sklerootiumid sees, teete lahti, ka on heledad varred, on siis valgemädaniku nakkusega.